Tegelikult meie hooaeg juba algas mai alguses striikklassi võistlusega, aga nüüd edasi jätkub juba sellel nädalavahetusel 28. mai Pärnus Audru ringil, Porsche ringil. Meil on laupäeval plaanis Balti meistrivõistlused, kus on kohal siis Eesti, Läti, Leedu parimik, pluss meil on tulemas ka mitmed võistlejad Soomest, kes on juba registreerunud. Võistlus on, pool on vanal rajal, ehk siis see raja kõige kiirem osa, kus on see pikk kaldega kurv ja sealt edasi lähme raja uuele osale. Edasi 29. mail on meil plaanis Red Bull Car Park Drift. Red Bull Car Park Drift on trikidrift, ehk siis pannakse üles sinna samasse Audru ringi, Porsche ringi platsi peale. Siuksed takistused, mis on mõõdetud välja siis Red Bull Car Park Drifti maailma meistrivõistluste arvestuse jaoks õigetes mõõtudes. Edasi Pärnust me läheme Kulbilohu ringrajale, kus siis eelmine aasta oli väga meeldejääv ja äge võistlus. See aasta siis, kuna see oli nii meeldejääv ja nii äge, siis see aasta tulevad sinna kohale kogu Leedu pro-klass pluss Leedu semi-pro-klass, ehk siis juba sealt tuleb üle 30 võistleja pluss Eesti meistrivõistluste osalejad ja Läti meistrivõistluste osalejad. Ehk siis kokku me loodame üle pika aja saada meie kandis top 32 võistlejad pro-klassis. Kulbilohu rada on niisugune väga meeldejääv ja hästi jälgitav. Kõrguste vahel ligemale 18 meetrit rajal ja kindlasti soovitan vaatama tulla seda juba laupäevasel päeval. Pärast Kulbilohut, meil on mitmed välisvõistlused, aga Eesti pealtvaataja jaoks on oluline siis 23-24 september toimuv superfinaalid. Superfinaalidel on algselt on striiklass, semi-pro-klass, pro-klassi võistlus ära ja siis tordi peal kirsina on superfinaalid, kus siis kõik 3 klassi sõidavad koos oma vahel ilma täpselt nii, nagu nad on oma klassis. Kõik panevad oma vahel koos, mis on siis, ütleme niimoodi, et hooaja lõpetuseks kõige ägedam asi, mida vaadata. Eelmine hooaeg paigaldasime siis kompressori, mis on kruikompressori, oli nii-öelda sisselaske peale paigaldatud mootori peale. Siis sellel aastal tegime täiesti mootori rebuildi. Põhimõtteliselt mootor käis viimse kui tükini lahti. Mootor puuriti üle grammi jagu suuremaks, on ta peaaegu 3,6 liitrit V6 ja kasutame siis nüüd tiguturbot või turbo laaduri moodi kompressorit, mis käitatakse samamoodi lamerihma pealt. Auto on siis seadistatud täna E85 peale ja suudab ta siis toota nii-öelda turvalise seadmega täna 620 hobujõudu rattast, mis on semi-pro nii-öelda selle tänavarehvi jaoks tegelikult juba liig, et mõtleme ja plaanime autole erinevaid seadeid teha, et saaks sõita siis vihmaga vähe lahjema jõuga ja nii edasi. Et potentsiaali mootori sisu poolest on minna kuni 800 hobujõudu, mis on ka juba valmidus nii-öelda pro-klassi jaoks tuleviku mõistes nii-öelda. Pro-klassi sõidud on kindlasti, Eesti tase on ikkagi tipus juba, võiks öelda ka Euroopa mõistes. Et vähe sellest, et meie siis siin Eestis teeme tegusi, on meil ka Oliver Randalu, kes käis Euroopas Eesti drifti esindamas ja ütleme, et temast tuli sealt välja teise kohaga. Samamoodi oleme meie Jakko Pinoga Eesti pro-klassis teinud eelmise hooaja lõppu Soomes siis finaalsõitudesse võidud, et esimene teine koht. Ja siit võib oodata, et meie tulemused on kindlasti väga head ja otsime siis võidukaid võimalusi hooaja läbimiseks. Kindlasti pro-sõite tasub alati vaatama tulla ja see on väga siis pingerikas.